ostsin endale selfie stick'i selle jaoks, et teha videoid kuidagi palju mugavamalt kui siin praegult. Aga mul pole vist kordagi olnud seda selfie stick'i sel hetkel, kui ma seda vajaksin. Aga nii on. Ma olen hetkel siin ühes Hiiumaa metsas, ühes salajases, poolsalajases metsas ja ma käisin, siin on üks portaal, selline üks koht, laps hüüab mind, nad on sõpradega, söövad mustikaid seal kaugemal ja mina siin jalutan, istusime just seal portaalis, natukene mediteerisin ja tahtsin öelda sellise asja siia videosõnumisse, et lihtsalt selline väike, hästi lihtne mõte sulle või väike lihtsalt meeldetuletus, et kui on raske, kui on keeruline olukord, kui ei tea, mida teha, kui ärevus kisub ülesse, kui hirm tuleb ülesse, kui süda hakkab puperdama ja kui kuidagi see parasümpaatiline närvisüsteem hakkab tööle ja kuidagi tekib selline võitleja-põgene režiim või kui lihtsalt on raske või kui ei tea või kui oled ummikusse jooksnud või kui on ükskõik mis selline nagu keerulisem hetk, siis hinga, lihtsalt hinga. Ja läbi selle hingamise sa saad tagasi iseendasse, saad tagasi oma kehasse, sest et see ärevus ja kõik see tekib mõistuses. Meie kehas on rahu ja ärevus tekib mõistuses. Ja kui sa hingad, ehk siis et ongi, et kui sul mõistuses tekib see ärev koht, siis hakka lihtsalt hingama. Vabandust. Et hinga, kallis. Mõistuses on mured, küsimused, teadmatus ja kõik see. Aga keha teeb alati vastuseid. Ja sa saad kehast vastused kätte siis, kui sa oled oma kehas tähelepanuga. Ja sa saad oma kehasse läbi hingamise. Läbi selle, kui sa viid oma hingamise enda keskmesse, oma südamesse, oma südameruumi. Kui sa hingad sügavalt, kui sa hingad rahulikult, kui sa hingad niimoodi, et sa täidad terve oma keha õhuga, hapnikuga. Kui sa keskendud hingamisele. Läbi hingamise su närvisüsteem rahuneb. Keha saab rohkem hapnikku ja sa lõdvestud. Ja ühelegi murele või probleemile ei teki lahendust sellele murele või probleemile keskendudes. Lahendus tekib lõdvestudes. Kui sa keskendud lõdvestumisele, siis tuleb nagu lupsti, võib see lahendus tulla. Seega, mis iganes hetkel on sul raske, mis iganes hetkel on sul mõistus kokku jooksnud igasugustest küsimustest ja ärevusest või kui sa, mis iganes hetkel see on, kui sa ei tea, mida teha, siis lihtsalt ära tee mitte midagi ja lihtsalt hinga. Lihtsalt hinga. Ja usalda, et kui sa lõdvestud läbi selle hingamise, siis sulle tulevad järgmised sammud, mida sa tegema pead. Sellepärast, et meil on alati meie kõrgem mina meid juhatamas. Enamjaolt me lihtsalt ei kuule teda. Ja mida kõrgemaks läheb ärevus, mida kiiremaks läheb pulss, mida rohkem tuleb igasuguseid hirmu, ärevuse, muremõtteid meie pähe, seda rohkem me oleme siin ja seda vähem me oleme siin kehas. Ja mida vähem me oleme kehas, seda vähem me kuulame keha. Aga vastused, juhatus ja need järgmised sammud on just nimelt siin keha tasandil olemas. Seega taaskord lihtsalt hinga. Kas näiteks 4-5 sekundit sisse ja 4-5 sekundit välja. Ehk siis teedki näiteks 4 ja 4, 4 ja 4, 4 ja 4 läbi nina. Või tee näiteks ruudu hingamist. Ehk siis
4 sekundit, 4-5 sekundit. Näiteks kui sa tee kõik ühte palju neid sekundid, näiteks 4 sekundit hingad sisse, 4 sekundit hoiad hinge kinni, 4 sekundit hingad välja, 4 sekundit hoiad hinge kinni, et sa nagu liigud nagu ruuduna. Ja igat asja teed 4 sekundit või siis 5 sekundit. Võid alustada 4-ga ja siis liigud 5 sekundit hingad sisse, 5 sekundit hoiad hinge kinni, 5 sekundit hingad välja, 5 sekundit hoiad hinge kinni jälle sisse, hoiad, välja, hoiad. Seda nimetatakse ruudu hingamiseks. Mida iganes sa teed, hinga. Anna oma kehale hapnikku, too oma närvisüsteem rahulikuks ja siis tulevad ka lahendused probleemidele, muredele, asjadele. Armastan, kallistan.